Tegime eelmisel aastal küsitluse, millele vastas üle 300 inimese ja üks suurimaid väljakutseid, mis vastanutel rahatarkuse vallas oli lihtne küsimus. Kuidas valida õiged nõuandjad? Kellelt rahateemasid õppida? Internetis on liiga palju infot ja ei tea tegelikult ju keda usaldada. Küsimus on lihtne, vastus aga päris keeruline. Aga annan endast parima, et tänase video lõpuks oleksid sa suuteline endale sobivamad õpetajad üles leidma. See on oluline teema, sest see, kellelt sa õpid, mõjutab tugevalt seda, kuhu sa oma investeerimisteekonnal välja jõuad. Mina olen Val Arumäe ja sa vaatad Starfish Academy kanalit, kus iga nädal jagame sinuga õppetunde rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest. Täna jagan sulle 5 kriitilist aspekti, mille järgi tunned ära tõelise eksperdi ja suudad teda müügimehest eristada. Esiteks, vaata, mida nad õpetavad. On üks lihtne reegel, kui miski kõlab liiga hästi, et tõsi olla, siis tavaliselt see nii ka on. Kui keegi lubab 100% garanteeritud tootlust, kiireid rikkusi, riskivaba investeerimist, saladuslikku strateegiat, mida teised ei tea, siis võiks tegelikult punane tuli põlema minna. Tõelised eksperdid räägivad tavaliselt sellest, et investeerimine on pikk mäng ja tõelist riskivabadust ei ole. Et sul peab olema meelerahufond lisaks investeerimisrahadele ja et peaksid enne ise analüüsima, kas see variant on sul isiklikult hea või mitte, sest kõigile ei sobi kõik investeerimislahendused. Keegi ei saa tulla sinu juurde, öeldes, et investeeri siia, sest see on parim variant turul. Parim variant kellele? Kas parim madalapalgalisele üksikemale ja parim kõrgepalgalisele pereisale on üks ja see sama? Väga vähe tõenäoline. Võib, et nende investeerimishuvid klapivad, kuid nad on juba alustades väga erinevates positsioonides. Nii et tõenäoliselt nende strateegia sama on sama suur kui lotoga võita. Nulli lähedane. Teiseks, jälgi, kuidas nad raha teevad. See on üks kõige olulisemaid punkte. Kui keegi väidab, et on edukas investor, aga tema peamine sissetulek tuleb koolituste müügist, ta müüb kalleid mentorlusprogramme või ta ei näita reaalseid investeeringuid, siis see võiks olla koht, kus sa tahad kontrollida. Ja siinkohal räägime me peamisest sissetuleku allikast. Võtame kas või Starfish Academy. Meie oleme just selline ettevõte, mis koolitusi ja mentorlust investeerimisteemadel pakub. Aga mulle isiklikult on Starfish vaid üks väike osa minu investeerimisportfellist. Minu peamised investeeringud asuvad mujal ja nendest olen rääkinud nii varasemates videotes, kui räägin ka tulevikus. Mul on investeeringud teistes ettevõtetes, kinnisvaras, dividendiaktsiates, väärismetallides ja nii edasi ja nii edasi. Ja koolitamise puhul on minu arvates veel üks äärmiselt oluline aspekt. Kui keegi ütleb, kuhu sa täpselt investeerima pead, siis tõenäoliselt on asi kahtlane. Sest nagu ma enne ütlesin, ainult me ise teame, millised on meie parimad võimalused. Keegi teine ei tea meie olukorda, meie riskitaluvust, meie ajahorisonti, meie huvisid erinevate varaklasside vastu ja sellepärast veendu alati, et koolitusel saad suure pildi kätte. Õpid strateegia ja saad praktikat, aga keegi ei ütle, kuhu sa investeerima pead. Kolmandaks, vaata nende tausta ja kogemust. Tõelised eksperdid on tavaliselt investeerinud pikki aastaid, nad on näinud nii tõuse kui langusi, nad on tunnustatud teiste professionaalide poolt ja nad jagavad avameelselt ka oma ebaõnnestumisi. Mul on ääretult hea meel olla üks neist, kes on Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni poolt tunnustatud just rahatarkuse edendamise eest Eestis. Ja sellised inimesi on veel. Tänapäeval tasub märkida, et sellised tunnustused ei ole tulnud tänu sõprussidemetele. Sõber ikka kiidab sõpra, aga kui võõras professionaal tunnustab, siis see on tegelikult teine asi. Nii et kui tuntud investorid Mari ja Mart teineteist kiidavad ning sa tead, et nad on head sõbrad, siis võib see sinust küsitavust tekitada. Võib-olla, et tegu on täiesti legitiimse tunnustamisega, aga nagu öeldakse, usalda, aga kontrolli. Ja 4. märk, jälgi nende õpetamisstiili. Head õpetajad selgitavad põhjalikult, mitte ei anna lihtsaid signaale, õpetavad sind iseseisvalt mõtlema, räägivad ka riskidest ja võimalikest kaotustest. Nad ei luba kiireid lahendusi. Jälle jõuan ma sinna, kui keegi ütleb, et investeeri sinna või teise kohta, siis juhtub see ja see. On see üks punane lipuke, mida kindlasti ei tohi eirata. Sellepärast oleme loonud Starfish Academy ja meie eesmärgiks on õpetada sind iseseisvalt mõtlema. Et sa saaksid just ise teha endale sobivad lahendused ja seda nii täna kui ka tulevikus. Ja 5. punkt, kontrolli nende õpetajate track recordit, vaata nende ajalugu. Ehk siis guugelda nende nime, otsi teiste investorite tagasisidet, vaata, kas neil on olnud probleeme Finantsinspektsiooniga, kontrolli nende ettevõtete tausta. Tänasel päeval on see tõeliselt lihtsaks tehtud. Kui sa pole veel inforegistriga sõber, siis nüüd on aeg selleks hakata. Okei, aga kuidas seda siis praktiliselt teha?
Me ei hakka ju kõikide koolitustel käima, et siis hinnata, mis juttu nad räägivad. Loo endale filtrid. Enne kui sa hakkad kedagi jälgima, siis küsi, kas nad on ise edukad investorid või ainult räägivad. Kas nende meetodid on läbipaistvad? Kas nad räägivad ka riskidest? Kas neil on olemas pikaajaline kogemus? Kas nad annavad praktilist väärtust või nad ainult müüvad? Ja nüüd ka väike praktiline ülesanne sulle. Võta hetk ja tee järgmist. Kirjuta üles kõik infoallikad, kus sa praegu investeerimisalast infot saad. Analüüsi neid läbi nende filtrite, mida ma just jagasin. Eemalda need, mis ei vasta kriteeriumitele. Lisa juurde vähemalt üks tunnustatud allikas. Ja hea meelega siis loeme kommentaaridest, milliseid allikaid sina täna jälgid. Nii et anna ka meile teada. Ja veel üks oluline mõte. Hea õpetaja leidmine on tegelikult investeering, mitte kulu. Isegi Warren Buffett õppis Benjamin Grahamilt ja Charlie Munger õppis Warren Buffettilt. Lõpetuseks tahan, et sa teaksid, et parim õpetaja on sinu enda isiklik kogemus. Ükskõik kui palju sa loed või õpid, mingi hetk pead sa hakkama ka ise tegutsema. Alusta väikeselt, õpi oma vigadest ja kasvata oma teadmisi järk-järgult. Need olid tänased rahatarkuse minutid. Loodan, et sa said siit nii mõndagi kasulikku kõrva taha pandud ja et kohtume juba järgmistes videotes. Seniks aga hakka meie kanalit jälgima, aktiveeri teavitused ja tegutsemiseni.